Vaatan aknast välja ja vihma sajab ja niiske on. Kuule Mali. Lähme äkki jah? On aega. Horror seal. See on horror. Lähme siis. Näitad, siin on need 4, seal on 3. Ja. Mis sa tunned? Ma ei tea, ma olen sõnatu tegelikult, see on... Kus me oleme? Me oleme Austraalias. Me oleme siis Sunshine Coastil ja lihtsalt vaatame seda päikest ja merd ja üritame mõelda sellele, et kas me jääme siia igaveseks või mitte. Kuidas kirjeldate esimest ujumist? Sitaks vägev. See oli nagu lihtsalt imeline. Nendes lainetes hullata on nagu midagi teistsugust. Mulle meeldib see, et see on ära märgistatud kindlad piirkonnad, kus sa nagu tohid ujuda ja siis tead täpselt nagu inimesed nagu jälgivad sind ja noh. Ja siis ma vaatasin liiga palju seda Bondi Beachi saadet, et mind päästakse kindlasti. Me siis hetkel oleme Sunshine Coastil. Me oleme siin olnud juba nädal aega, võidelnud jetlagiga. Ja täna me siis lähme Brisbane'i. Esimest korda lähme täitsa nagu avastame linna. Siin bussipeatuses on aken. Täitsa hea mõte. Meie rongireis Brisbane'i siis katkes tänu sellele, et bussiaeg lükkus edasi, kuigi ja siis me mõtlesime, et me ei jõua enam. Üleüldse selles kohas, kus me oleme, sõitis Brisbane'i 3 tundi ühistranspordiga, kuigi läbida on ainult 100 kilomeetrit. Ja siis me otsustasime, et me rendime auto. Hyundai. Vot, ja siis me siis mõtlesime, et lähme käime täna hoopis loomaaias. Vlad juba sõitis vasakul pool ja siis mina üritan meid elusalt ja tervet sinna loomaaeda viia, kuhu on umbes 30 kilomeetrit. Ja, no mina sõitsin kõigest paar kilomeetrit, Maalin sõidab 36. No vaatame, kuidas me hakkame. No nii, Maali sõidab. Kuule, väga hirmus on. Ma oleks vist bussi ja trammiga läinud. Siin on päris õudne. Mitte midagi ei saa aru. No ma ei tea, peegel on esiteks vale koha peal. Mul on naljakas kõrvalt vaadata, ma oleks samasugune seal kõrval istunud. Mina sõitsin autorendist, nagu võtsin auto ja oli lihtsalt otse sõita. Ma olin paneb mööda maanteed, 3 rajalist maanteed. Väga stressirikas teeksite. Ma näen siin ainult üks rada lähebki. Mul oleks mingit seda vahtralehti. Vahtralehti on vaja. 5 for 10. Kujuta ette, et sa ostsid load. See on see tunne. Sõitsime siis Pärnu maanteelt maha ja oleme siis praegu Tsindis. No täiega Pärnu, vaat siin on ka sellised männid ja liiv on. Kui istud nii ja siis vaatad, kus rool on? Kus rool on? Ei ole. See on ikka mega suur. Täiesti pekkis, kui suur see on. Mõtle looduses, kõnnik. Nüüd kaevab auku seal on veel. Panen nii äkki parem näha. Suured kilpkonnad peaksid olema. Vaatame, suured kilpkonni. Kohalik, oota. Ja pargib ennast. Parkis. Kas on kohalik on? Ma ei tea. Ta ei ole üldse väikene. Vaata, lõuna jookseb seal ringi. Alright, come on. That's your alley. Leave me alone.
Ja siis tulime loomaja osasse, kus kängurud on lahtiselt ja ma veits kardan. Nad ei ole aia taga kinni. Lähme vaatame. Kuidas teile koalad meeldivad? Ma midagi vast arvasin, et on suuremad. Ja kuradi nummid on, nad on sellised nagu uimased, vaata. Kas ei tõmbanud neid nagu veits pidu ja see eukalüptu? Jaa, seepärast nad magavadki 18 tundi päevas. Miks nad söövad seda nii palju? See on njam-njam. Njam-njam. Lõhna küll, jah. So by 6.5 months old, they're around 350 grams. At 12 months, they're around 2.5 kilos. So they do grow very, very fast. Käime siis koalade show'l ja saime teada, et koalad ei jää eukalüptused purju, et see on tegelikult müüt. Ja seal on sees siis väikene mürgikene küll, aga neil on sees bakterid, mis nagu jaksavad seda seedida. Ja nad magavad nii kaua sellepärast, et seal eukalüptuses on nii vähe toitaineid, ehk siis tegelikult neil ei ole lihtsalt energiat. Ja nad on täiega nummid, aga neid Katsuda ei tohi. katsuda tegelikult ei tohi, jah. Yeah. Oot. Stay smart. Me siis tulime uude osasse, kus on siis jälle linnud on nagu lahtiselt ja ma kardan. Eks on siis... Vaata, kus on papagoi. Siin on papagoi, jah. Vaata. On nüüd täiega tuvi, jah. Tule lähemale. On ju, täiega tuvi. Näed, see on emmer... ongi tuvi. Ongi tuvi. Eelviimane. Vaata, mis nokk tal on. See on nagu see Dodo. Aga need on nagu traditsioonilisemad kängurud. Jah, näeb täpselt nagu välja, et... Nagu naljakad, see vend oleks nagu täis jäänud. Need on kes kaklevad. On. Nonii, uuesti lahtiste kängurudega oleme, aga nüüd minu käes on GoPro ja siis mõtlesin, et filmi natukene lähemalt, sest maal ei julge lähedal tulla. Nii, siin on kohalik kalkun. See on siis Joe, tema väsis ära just päiksest ja mõnusast söömisest. Lamab siin oma väikses kakajunnis ja puhkab. Seal on Michael. Vaatame Michaelit. Nad huvitavad hingeldavad nagu palav oleks, aga päris soe on küll. Seal on veel üks huvitav isend. Kes see isend seal on? Lähme vaatame lähemalt. Ettevaatlikult läheneme. Äkki ta hammustab. Kes isend sa oled? Ma olen haikala. Haikala. Nad on siin kõvasti uimasemad kui seal teises kohas. Aga noh, eks ma arvan, kus ei tule nii palju rahvast. Ja kui päev otsa siin katsutakse mingid sajad inimesed käivad mööda siit tegelikult. Ja siis need paugivad, noh. Sajad inimesed teed iga päev niimoodi. Jah, siis... Nagu meie tegime. Hakka seda ignoreerima. Kängurudelt tulime koala avaliku parki. Koala avalik park, näed, ta magab või ta vaatab? Ma arvan, ta magab. Mõtled, kes sa oled? Ärke sellesse. Tunned lõhna või? Jah. Nagu tead, mis sa nagu see sauna lõhn on nagu. Täiega sauna, muideks täiega sauna tahaks. Tahaks välja tuua väga huvitav asja, et kui me Dubais käisime, siis seal oli sõnades mõttes nagu lähed kuhugile kohta, mis iganes, me käisime seal veepargis, et sa lähed nagu veeparki ja siis pärast seal sees iga asi nagu maksab, ma ei tea, vesi maksab, ma ei tea, kapp maksab, mingid sussid me saime tasuta, aga põhimõtteliselt iga samm maksab, siin on vesi tasuta, vets on tasuta ja nagu sa lähed sisse, ongi elamus. Ja lisaks on kohalikud, vaat see on lisaks on veel kohalikud. Näed, anna mulle kaamera, ma proovin. Nii, ma proovin lähemale tulla. Nii, sina on kohalik sõber. Ma ei julge rohkem tulla. Ta on päris suur, ta on ikka nagu suure roti suurune. Aga ta ei ole rott, ta on siis, mis ta on siis? Sisalik.
ja tal on nagu teravad sellised küüned. Vaata, ma teen telefoniga pilti, panen siia pärast. Ma ei tea, kuidas. Maali, sa tahad temaga selfit teha? See lisard on ka kohalik. Ta vaatab mulle otsa kohe praegu. Nii, sa tahad ka pildile tulla, jah? See on siis sama kohalik, kes nagu käib iga kord. Kuule. Ei. Tupsu. Ma kardan. Ma ka kardan. Liiga lahtine. Kohalikud või? Kuule, aga siin on päris niiske. Päris nagu palavaks läheb. Kuidagi värskem on küll see puude vahed vist. Vari on. Tere. Jaa. Jõusti. Kedagi vist süüakse. Hästi lambistaks. Okei, tere tulemast tagasi BBC siis loodusfilmi sarja. Praegu te näete siin taustal meil kakaduud. Suurepärane loom, mingit infotahvlit ei ole, siis ma ei saa teile tarka juttu rääkida. Ja nüüd panin kaamera käima, nüüd te räägi minuga. Mis on? Võkke? Ära sa räägi. Aga seal on nummid emud. Vaadake pilti. Kuulisid tavaliselt kanad. Üle länd skeemitud. Näe, emud on seal. Kuidagi paksud on. Ja, normaalselt toidetakse. Emud on seal, näed. Ma ei tea. Pesin need ära. Mulle meeldivad need tumedad juuksed peas. Kui sa nagu kergelt vaatad, siis nad tunduvad nagu see India mehed, vaata. Läheb koju endale, vaata, on selline kodu. Näe. Tal on see Bali suvila. Me jälle siis lähme mingit avatud parki. Siin aeti ees on sellised lüüsid. Et siis üks läheb kinni vahepeal ja siis teine läheb lahti. Keda me siin näeme? Näed? Siin on leemurid. Nii, siin me näeme... Lemurs need space. Selge. Leemurid on siin. Siin on kobra ja siin on kiipkonnad. Siin on tavalised ja suured kiipkonnad. Okay. Loodame, et jääme siis ellu. Nad laskuvad ujuda, jah. Mis just juhtus? Kohalik liikus. Kohalik liikus. Täiesti võtsid. Mis juhtus? Ma astusin maa peale. Astusid täitsa või? Ma astusin täitsa peale. Kas midagi tegi või? Ei tee. Okei. Vlad astus siis maa peale. Õnneks vist ei jammustanud. Vaatame üle. Ei ole. Mina olen kaadris. Nii raske on lõpetada neid videosid, ma ei saa enam. Tšau. Oli tore.